liigume siis järgmise teema juurde, milleks on siis tootluse arutamine. Seekord räägin ka siis esmakordselt sellest kahel erineval viisil arutamisest. Esimene on siis XIR, ehk siis inglisekeelne termin on Extended Internal Rate of Return. Hästi keeruline ja nii edasi. Valem on ka üsna selline keeruline ja muud asjad. Et see õnneks on siin, õnneks on olemas selline asi nagu Excel, kes selle arvutuse ilusti sinu eest ära teeb ja sina ei pea vaeva nägema. Siin on siis näide Pandora XIR-ist, et iga portaal põhimõtteliselt arvutab sinu jaoks selle XIR-iga välja. Minu teada kasutavad kõik portaalid seda vist. Samas jään jällegi vastuse võlgu, kas ikka kasutavad, et kas need kinnisvara tagatise portaalil ka sellist asja kasutavad või mitte. Ma ei ole eriti süvenenud. Aga üldiselt see on nagu standard. Praktiliselt iga portaal üle maailma, mis ma olen vaadanud, on midagi sarnast kasutanud. Üks miinus selle asja juures on see, et kõik need portaalid kasutavad mingit oma loogikat. Mõned on selle loogikaga lahti seletanud, aga teised eriti ei ole seda seletanud või on seda hästi häguselt seletanud, nii et sa ei saa päris täpselt aru. Mis tähendab seda, et neid numbreid omavahel võrrelda on sisuliselt mõttetu ja mõnel juhul ka võimatu. Et kui üks portaal näitab sulle 50%, teine portaal näitab 20%, siis tegelikult võib ka nii olla, et see 20% annab sulle hoopis paremat tootlust. Et selles mõttes, et kui sa ei tea nagu tagamaid, kuidas seda asja arvutatakse, siis see number on natukene kasutu. Ja selle pärast mina isiklikult eelistan ise arvutada seda, ehk siis kasutan seda XIR-i lahendust. Excelis on see väga lihtne teha. Sisuliselt on sul vaja teada kõiki oma sisse- ja väljamakseid, niimoodi tabelisse panna, ja aega, ehk siis kui palju panid millal ja kui palju välja võtsid millal ja kui palju lõpus järel on. Ehk siis siin. Ja siis sisuliselt paned arvutamise kuupäeva sisse ja saad oma numbri kätte. Et see on hästi lihtsustatult öeldes siis. Et tegelikult midagi väga keerulist ei ole. Lihtsalt jällegi nende miinuste juurde me jõuame enne või hiljem uuesti, et ma ei hakka praegu pikemalt neist rääkima. Aga hakkame siis nii-öelda plussidest pihta, et mis selle eelis on, miks mina seda XIR-i nii-öelda kasutan, on see, et esiteks üsna lihtne on arvutada. Samamoodi enamus portaalidest saad info kergelt kätte. Siin on üks väike aga, et kui me nüüd läheme natuke tagasi vaatame seda, mis mina enda tabelis olin kasutanud, Pandora näitel olin teinud selle kunagi, et on nii-öelda graafikusmaksed Viivises laenud ja üle 60 päeva Viivises laenud, et siis paraku erinevad portaalid kasutavad ka neid asju natukene erinevalt. Et see oma rahas näiteks on 90 päeva Viivises laen hoopis, et 60 päevast ei ole. Et siis ei saa nagu päris üks ühele võrrelda. Samuti, mis selles hea on see, et tootluse tulemus on annualiseeritud kujul, ehk siis ta võtab seda kui sinu aasta tootlust, et kui sa nädal aega investeerid, siis ta üritab seda teisendada aasta tasemele, ehk siis kui palju see aastane tootlus oleks, kui sa niimoodi jätkaksid. Ja selles mõttes on ta üsna kergesti võrreldav ajas ja ka teiste portaalide instrumentidega. Ehk siis kui ma täna ma ei arvutaks seda, aga ütleme, et kui ma näiteks arvutasin ta aasta aega tagasi septembri lõpu seisuga välja ja ma arvutasin ta nüüd see aasta septembri lõpu seisuga välja, siis ma saan väga hästi võrrelda, et kas mul on paremini läinud või halvemini läinud kui enne. Et see nii-öelda liikumine on väga kergesti võrreldav ja nähtav. Teiste portaalide puhul on siis samamoodi
liikumine on ka samamoodi võrreldav, et kui üks läheb üles, siis näed, kas teine ka läks üles või läks alla või kuhu ta liikus. Aga jah, nagu ma enne mainisin, üks aga on selle juures, et sa ei saa päris täpselt samu numbreid kasutada alati. Et seal siis peab sellega arvestama. Nii. Sisuliselt üks positiivne asi veel, et ta on rakendatav sisuliselt ükskõik milliste investeeringute puhul, kust rahavoogu tuleb. Et see on see põhiline või kus sa saad väärtust hinnata ka. Et sellise omakapitali investeeringu puhul on seda raske kasutada, kui ükski see investeering ei ole lõppenud. Ehk siis, kui sa näiteks investeerid ettevõttesse lootuses, et see 10 aasta pärast on ülisuur ja sulle suurt kasumit teeninud, siis sa saad tootlust arvutada tõenäoliselt alles selle 10 aasta lõpus või siis vahepeal, kui on toimunud mingi raha tõstmine ja firmal on mingi väärtus kuskilt võtta, et see firma on nüüd väärt nii palju. Et selliseid asja puhul ta eriti ei ole rakendatav, et seal sa ei saa lihtsalt seda arvutada kuidagi. Et samamoodi, miks ta mulle ka meeldib, on see, et ta reageerib üsna kiiresti. Ehk siis, kui mul on väga halb nädal, siis sisuliselt see mõjutab mu tootlust üsna kiiresti ja ma saan selle põhjal teha mingeid otsuseid või järeldusi vaadata, kas portfellis kõik on ikka korras, kas ma tegin midagi valesti või tegin midagi õigesti, mis ma õigesti tegin ja nii edasi. Et siin on muidugi see aga, et kui sa investeerid, siis see muutus, et kui sa teed midagi väga valesti täna, siis tõenäoliselt sa näed seda kõige varem 2 kuu pärast, tõenäoliselt näed seda mingi 5-6 kuu pärast alles, et sa 5-6 kuud tagasi midagi valesti tegid. Aga selles mõttes ta on ikkagi suhteliselt kiiresti, et nii kui esimesed tehingud tulevad, esimesed viivised tulevad, siis ta nagu hakkab juba märku andma vähehaaval. Et selles mõttes ta on minu jaoks väga mõistlik ja hea viis. Siis miinused. Seda on võimalik arvutada väga erineval moel. Ehk siis, nagu ma enne mainisin, iga portaal teeb seda mingil erineval moel. Et kui sa seda ise ei arvuta, siis on võrrelda natukene keeruline. Et pigem on mõistlik, mina sellepärast eelistan just seda pigem ise nagu arvutada, sest et siis ma saan seda teha kergemini ja siis ma saan võrrelda. Samamoodi see nõuab teatud eelduste tegemist, ehk siis sa pead eeldama, et mingi osa läheb hapuks või mingi osa läheb taastub ja nii edasi, mis on üsna keeruline, et mina seda paraku sellepärast eriti ei tee. Mina lihtsalt eeldan, et kõik, mis on punane ja viivises on hapu, mis annab mulle väga pessimistliku tulemuse. Ja sellega ma arvestan, et see on väga pessimistlik tulemus ja see ei ole realistlik. Aga senikaua, kuni ma olen ka selle pessimistliku tulemusega rahul, senikaua mul on suva. Kui see muutub selliseks, et ma enam ei ole rahul, siis peab hakkama mõtlema, et mida ma seal täpsemalt vaatama peaks. Et kas ikkagi tasub või mitte. Ma võin kohe etteruttavalt ära öelda, et kui sa alles alustad, siis see pessimistlik lahendus sulle ei sobi, sest et see ei tule üle 0 tõenäoliselt esimese, ma ei tea, mis aja jooksul. Ja just selle sama asja pärast, mis ma enne näitasin, et sa sisuliselt arvutad seda 6. kuu seisu, kus kogu punaseks laenumaksed on tulevikus täielikult punased, aga tootlust ei ole saanud nendelt teistelt laenudelt. Et seal ta lihtsalt ei tööta. Samamoodi nagu korraks mainisin, et need andmed on erinevates platvormides erinevad. Eriti suur miinus üks on see, et kui sa alles alustad, siis ta näitab sulle aiateibaid, sest et kui sul on 10 laenu, üks läks hapuks, siis sellise asja puhul on tulemus üsna lambikas. Nüüd sa hakkab uuesti maksma, siis jälle hüppab üles. Et selles mõttes ta on natuke halb, kui sa alles alustad. Ja
tõenäoliselt on tulemus üsna pessimistlik, sest et nagu ma ütlesin, neid taastumismäära ja muid asju arvestusi on teha nii raske, et kui sa neid üritad hakata tegema, siis jah, ma ei tea, raiskad liiga palju aega, aga kui sa neid ei tee, siis sa saad hästi pessimistliku tulemuse ja kui sa ainult sellest lähtud, siis ei ole kõige mõistlikum. Olulised nüandid, et kui seda arvutada, siis tuleks teha regulaarselt, sest et kui sa ei tee, siis ta jällegi ei pruugi sulle suurt midagi näidata, et pigem ta põhiväärtus tuleb sealt, et ta näitab sulle portfelli muutusi. Samuti tuleks teha arvutus kuu lõpus või alguses, sest et kui sa teed seda kuu keskel, siis need laenud liiguvad viivisesse ja sealt välja jube tihti, sest põhimaksepäevad on seal. Ja sa ei saa mõistlikku tulemust ja sa ei saa seda tulemust väga millegagi võrrelda. Et kuu keskel ja kuu lõpus tulemus on täiesti erinevad enamus ajast. Samuti tuleb arvestada, et see tootlus on nii-öelda tänase seisuga. Ehk siis sisuliselt sa arvutad sellist tootlust, et kui sa selle portfelli täna maha müüksid, siis sa saaksid sellist tootlust. Samas ei saa seda praktiliselt mitte kuskil teha, sest et mitte üheski portaalis ei ole asi nii likviidne, et sa saaksid kogu portfelli maha müüa täna. Nii et ta on natukene ekslik. Ja teiseks on see, et sul on väga raske hinnata, millise juurdehindluse või allahindlusega seda maha saaksid müüa. Ehk siis see osa jääb ka tihti peale arvestamata ja tänu sellele sa võid ka üsna valesid otsuseid teha oma tulemuse põhjal. Et see on hea asi, mida vaadata, aga ainult selle põhjal järeldusi teha ei maksa. Samamoodi taastumismäärast me juba rääkisime, et seda on üsna keeruline teha. Nii, et selle kohta ma eeldan, et küsimusi on, aga ma ei hakka praegu põhjalikumalt või pikemalt siin peatuma. Et liigume järgmise juurde edasi, sest et aeg surub peale. Tootluse arutamine ehk siis rahavoo meetod. Sisuliselt on asi lihtne. Tulu miinus kulu jagatud investeeringute summaga ja saad tootluse kätte. Paljud teevad seda põhimõtteliselt samamoodi, nagu me enne rääkisime, et võtavad selle sama laenu hunniku 6. kuu seisu, lahutavad kõik tuleviku punased maha ja saavad siis mingi negatiivse tulemuse siin 6. kuu peal ja otsustavad, et asi on kahjumlik. Et nagu enne rääkisime, see ei ole just kõige mõistlikum lahendus või sisuliselt võib nii arutada, aga siis tuleks nagu arvestada seda, et see portfell on täna kahjumlik, aga tal on seal väga hea potentsiaal olla kasumlik kas või juba 6 kuu pärast või ma ei tea, ma ei suuda siin peast arvutada, aga olenevalt portfellisse võib üsna kiiresti tulla see kasumlikkus. Et seda peab nagu ka arvestama. Teine variant on arvutada niimoodi, et sa võtad ainult selle konkreetse kuu liikumise tulud, ehk siis need laenusummad, mis see kuu viivisesse jäid, need lahutad maha intressidest või see kuu saadud intressidest ja siis arvutad tootluse. Et see natukene võiks täpsem olla, aga siin on minu silmis paar miinust. Üks on see, et laenudel on alguses põhiosa summa üliväike, mis tähendab seda, et sa saad nii-öelda vildaka tulemuse või liiga optimistliku tulemuse minu silmis. Et see põhiosa summa on väike ja intresside summa maksvatel laenudel on suur, ehk siis sisuliselt sa esimesed kuud võid väga selgelt plussis olla ka siis, kui tegelikult su portfell ongi selline, et ta ei jõua kunagi plussi. Sest et su maksvate laenude intressiosad on hästi suured, mitte maksvate laenude põhiosad on hästi väiksed. Ja võib-olla see hetk, kus need nii-öelda kahjumid hakkavad intressi ületama, tuleb alles aasta pärast. Et see nagu minu silmis ta ei anna nagu piisavalt vara mulle infot, et selle peale reageerida. Et ma ei oska öelda, kuidas seda kõige lihtsam teha oleks. Ma tean, et
kuidagi raamatupidamises nendes pangad ja kes iganes kasutavad mingeid provisjone, kus nad kirjutavad mingi protsendi ja maha ja neil on mingid keerulisemad arvutused seal. Ja nemad vist arvestavad ka kogunenud intressi ja nii edasi ja nii edasi. Et see läheb nagu jube keeruliseks, et ma ei tea, kas eraisikuna on mõtet nagu selliseid teadust tegema hakata. Aga lihtsalt teadmiseks, et selline loogika, kus sa nüüd 6. kuul kõik punased maha lahutad ja ainult esimese kuu intressid sinna juurde liidad, tõenäoliselt lõpeb kahjumiga. Et või noh, arvutus lõpeb kahjumiga, reaalselt sa ei pruugi üldse kahjumisse jääda. Et edasi. Aga jällegi plussid, sisuliselt see on nii-öelda laenutoodete tootluse puhul rohkem nii-öelda mainstream lahendus, et seda kasutatakse rohkem. Sisuliselt sa saaksid erinevate portaalide tulemused kergemini omavahel võrreldavamaks, sest et Viivisesse läinud summa on Viivisesse läinud summa ja vahet ei ole, et kuidas seda tehtud on ja nii-öelda tulu on tulu, ehk see on nagu reaalselt raha liikumised. Miinuseks, miinusilmis see nõuab jälle teatud mingit eelduste tegemist, ehk siis kas sa võtad siis selle 1 kuu või sa võtad, ma ei tea, võtad selle põhiosa, jagad kogu laenumakse graafiku peale võrdseteks osadeks selle ja üritad mingit, ma ei tea, miksi arvutada seal kuidagi kokku, et noh, siis jällegi peaks mõtlema, et kuidas seda intressi osa seal arvutada, et see on, ma ei tea, ühesõnaga minule tundub üsna keeruline seda väga praktiliseks teha. Samuti see sobib nagu rohkem juriidilise isiku jaoks ja selline raamatupidamisliku teema. Sest et siis ta näitab ka natuke täpsemat tulemust, kuna siis sa arvestad ka selle intressimakse nii-öelda kahjumisse. Ehk siis kogunenud intressid, mis sul saamata jäid. Eraisikuna seda on nagu väga keeruline teha. Samuti on seda infot on minu teada portaalidest palju raskem saada. Seda on natuke keerulisem arvutada kui X-IRI, sest sa pead ise seal mitu tehet tegema, jagama seal erinevaid asju. Samamoodi nagu mainisin, seda muutust on portfellis natuke raskem märgata, sest see teatud juhtudel võib see olla üsna aeglane, enne kui sa midagi näed. Just see laenutsükli teema, mis ma mainisin. Et selles mõttes ta on nii ja naa. Nüansid, sisuliselt ka seda tuleb iga kuu kohta eraldi arvutada. Üks probleem on see, et sa saad seda nii-öelda ainult eelmise kuu kohta teha, et sa kehtiva kuu kohta ei saa, et sa pead kuu lõpus siis arvutama, aga sa pead seda arvutama põhimõtteliselt kuu lõpus, sest et tagantjärgi sa neid seise jällegi kätte ei saa. X-IRI puhul teoreetiliselt saab, samas ma ei tea, kas jällegi ma jään vastuse võlgu, kas igas portaalis saab, aga pigem saab. Selle kohta pigem ei saa, et kui palju sul selle hetke seisuga Viivises oli. Et see võib muutuda. Samuti, ühesõnaga see on arvutusse minek, ma ei hakka süvenema siia praegu.